Tervist! Täna oleme tulnud siia Tartu Tamme Gümnaasiumi võib-olla ühte kõige huvitavamasse klassi, milleks on meie kooli labor, et küsida meie keemiaõpetaja käest mõned küsimused. Tere õpetaja! Tere! Aga ega siin pikka video olegi, hakkame kohe pihta ja esimene küsimus on, et mitu lipsu on teil kapis? No ma arvan, et üks 5 lipsu ikka leiab, jah. Teise küsimus on kohe samast rubriigist ja milline nendest on teie lemmik? Üks punane lips, mille ma sain kingitusena kohtuniku töö eest ja seda ma kannan igal võistlusel alati. Väga huvitav. Kuidas teil praegu läheb? See on nagu inglased ütlevad, et hästi läheb. Siis on hästi. Milline osa gümnaasiumi keemiast on teie arvates kõige huvitavam ja võib-olla ka mida võiks kõige rohkem vaja minna? Ma arvan, see on see kursus, mida sina hakkad õppima 12. klassis, see on orgaaniline keemia. Ma arvan, see on selline 21. sajandi keemia. Selge. Mis on teie lemmikasi, mida olete küpsetanud? Napoleoni tort. Ja kas te teete seda ka tihti? Ei, selle jaoks on ikka päris sellist head rahulikku nädalavahetust vaja, et miski ei segaks, saad rahulikult keskenduda, teha seda mitu tundi ja siis see lõpptulemus ei ole ka veel samal päeval tarbitav, et siis näiteks pühapäeval juba istuda laua taha ja seda süüa. Väga tore. Kuna te alustasite tööd õpetajana? Aasta oli 2007. Selline põnev aasta tegelikult, et me kursusaega otsustasime 1 aastaga teha magistri 2 aasta kõik kursused ära ja siis 2007 kevadel ma vaatasin, et juba lähevad need enamus õppeaineid said läbi ja siis ma sain tööle minna. Okei. Kes on teie lemmikbänd või artist? Smilers. Autos on hea kuulata siis, kui sõidad. Smilers meeldib ka mulle väga. Mis on üks lemmikasi noorte õpetamise juures? Ma arvan, et eriti mõnus tunne on panna stuudiumisse 5. Kui te ei oleks keemiaõpetaja, siis kes te oleksite? Ma arvan, et tõenäoliselt ma oleks läinud õppima kas ehitajaks või oleks läinud luksepaks õppima. Milliste sõnadega kirjeldaksite oma tavalist pühapäeva, kui te just siis Napoleoni kooki küpsete? Siis need on 2 valikut, kas ma kodus olen lastega või siis lähen kuskil hommikul võib-olla ka pannkooke loodusesse küpsetama või kui on selline töine nädalavahetus, siis ma tõenäoliselt olen kuskil Eestis võistlustel. Suurepärane. Mis on teie hobi või lemmiktegevus väljaspool kooli? Hobiks ma pean endal lauatennist. Sellega on mul ikkagi üle poole elust juba seotud olnud. Aga lemmiktegevus, ma arvan, et mulle meeldib midagi ehitada ja nokitseda. Lauatennisest rääkides, siis te olete ka mingit moodi sidunud kooli ja töö. Kooli ja siis enda huvi? Koolis ma selles mõttes annan seda huviringi, kus siis õpilased saavad natukene käia mängimas ja proovimas kätt. Aeg-ajalt võtan ise ka kätte ja mängin. Aga jah, selles mõttes, et ega ta tegelikult ju kuidagi keemia õpetamisega ju seotud ei ole. Seda küll. Ja viimaseks küsimuseks on, et milline omadus iseloomustab teie arvates ühte head õpilast? Ma arvan, et üks hea õpilane on kohusetundlik eelkõige. Et see hinne ei ole alati kõige tähtsam, et tähtis on see, et sa oleksid õigel ajal õiges kohas. Et muud ei teist oleks õigel ajal tehtud? No see selleks. Vahepeal seal võib ka äparduda, ega see nüüd ka maailma seisma ei pane. Väga meeldiv, aga me täname teid selle lühikese aja eest, et olite nõus vastu meile. Aitäh teile!